Siin ei ole küsimustki. Te saate emaks. Me saame emaks. Ei, teie saate isaks, tema saab emaks. Palju õnne. See on tõesti väga hea uudis. Aga mis me nüüd edasi peame tegema? Edasi. Te peate hakkama sünnitama. Sünnitama peame? Ei, teie ei pea sünnitama, vaid tema sünnitab. Ja kurvastusega ma pean teatama, et pärast seda pagana rahvastikuplahvatust on sündivus võrdlemisi suureks kasvanud ja sünnitusmajja kohtade saamisega on väga keerulised lood. Keerulised lood? Aga kus me siis sünnitame? Kodus. Või kohvikus või loomaaias. Kas siis tõesti ei ole mitte mingisugust võimalust sünnitusmajja kohta saada? Ma ei kujuta ette, kuidas me niimoodi loomaaias. No, tegelikult on üks võimalus olemas. Aga see ei ole lihtsamate killast. Väga hästi. Tee nii nagu kodus harjutasime, on ju? Väga hea. Venita seda vasakut jalga, see sul käib rappiline. Venita seda hea. Liisa! Väga hea, nii täpselt. Hästi. Nii nagu tegime. Ma näitasin sulle ette. Mul oli, sa tead. Stella! Kõik see, mis ma rääkisime. Tõmba kõht sisse, kui sa võtsid. Kõht sisse. Hästi, et kohtadele. Teen pilti ka. Naerata rohkem, väga hea. Usu sellesse, mis sa teed. Valmis. Ole hea, Liisa! Ei toimu, pane hiilmi! Pane juurde! Superhüppe! Väga hea! Hüppu peale talle! Kristiina! Marek, me võitsime! Kristiina! Väga hea, Kristiina! Väga hea! Rahvastikuplahvatus. See on ikka fantastiline. Rahvastikuplahvatus ehk demograafiline plahvatus on mingi piirkonna rahvaarvu kiire kasv demograafilise ülemineku tagajärjel ning on osa demograafilisest ülemineku teooriast. Rahvastikuplahvatust on võimalik jälgida nii lokaalsel, näiteks riigisisesel, kui ka globaalsel tasandil. Keegi ei tea täpselt, mis on meie maakera kandevõime. Erinevad teadlased on maakera kandevõimeks hinnanud 4–16 miljonit inimest, nii et on võimalik, et ülerahvastus on juba käes. Viimaste hinnangute kohaselt arvatakse, et planeedi populatsioon jõuab aastaks 2050 9,3 miljardini ning aastaks 2100 ületatakse juba 10 miljardi piir. Ülerahvastusega kaasneb mitmeid negatiivseid aspekte, mis mõjutavad globaalset heaolu juba praegu.
piiratud joogivee hulk ja tekkiv reovesi, millega ei osata toime tulla. Looduslike ressursside, eriti nafta ülekasutamine, saastatuse taseme kasv, looduslike ökosüsteemide ja metsade hävinemine, massiline liikide väljasuremine, epideemiate ning pandeemiate ohu suurenemine. Aga sinna on veel aega.